Tere, mina olen Miikal Parman ja mul on puhkus, mul on lõpuks puhkus, aitab tööst. Lähme autosse, ma räägin teile natukene, mis see saama hakkab. Nagu näete, laiali on kõik asjad ja trummid ja akud ja riided ja terve elu on praegu laiali. Me läheme siis vana hea sõbra poole Gert Lille poole, teeme kõik asjad tšika-tšaka-praka korda. Ja siis me läheme Männiku Wakeparki ja seal ootab meid ees Wake it till you make it võistlus, kus siis meie, Gert Trepp, oleme ka seal, teeme möllu, kommenteerime, teeme pilte, teeme videosi. Nii et praeguseks on kõik, tuleb asjad korda teha ja siis me saame juba edasi minna eluga. Hello. Riir, asjad kotsi ja otsa. No nii. Tervitussõnad käis kaamerale. Tervitussõnad. Trepiks valmis ja ega muud midagi ei olegi praegu öelda. Võid oma tagu lähti võtta, kui saad kohtu võtta. Ma ei tea, ma on kuna meid on seekord ainult 5, siis pole rohkem vist meid vaja. Vaadake, kui palju ruumi. Ja kui keegi Bankpassi tahab filmida, siis viskul siis ees. Ja nüüd me mängime siis meie kõigi lemmikmängu Tetrist. Meil on siin asjad. Seal on pagasnik. Siit sinna võimalikult ökonoomselt. Watch me, pump! Watch me, nana! Nagu näha, oleme Tetrise mänguga taasalt hakkama saanud. Ja nii nagu ütleb ka see suur logo siin, lihtsalt tee seda. Ahaa! No nii, teeme siis ettevalmistused, et kikker saaks katusele peale panna. No nii, siin on meie kurikuulus hüpekas siis. Meiega juba Bashir käinud. Nüüd võtame ta kaasa meie järgmisele teekonnale. No nii, meil on kikker katusel. Nüüd sõidame Männiku Wakeparki poole, sest seal on Wake it till you make it võistlus. Meid on sinna ka kutsutud kohale igast pulli tegema, nii et näeme seal. Aga sul mingit süsteem hoistud. Drink wasser. Joo! Jõudsime siis Männiku parki. Paneme tehnika valmis, võtame enda asjad, paneme mõistuse valmis, lähme sinna. Seal hakatakse vee peal sõitma veelauaga, tehakse trikke, tehakse nippe ja kui hästi läheb, siis mina olen mikri taga ja teen seda märgendust. Siin me näeme kommentaatorit tema looduslikus keskkonnas. Hello! Märka väikseid asju, suure tuuakse suurelt. No nii, tere tulemast siis Wake it till you make it üritusele. Meil on siin harrastajad koos ja praegu läks peale soojeldus, soojeldub umbes tund aega ja siis esimesena lähevad rajale juuniorid ja võistlus toimub siis Red Bulli rajal. Ja kommentaatoriks on täna, kes siis veel kui Miikal Parman ja palun subscribe'iga Gert Treppi. Osalema või? Ikka jaa, midagi. Mitu korda Wake'i sõitnud oled? Mitu korda Wake'i? 2, väga hea. Teeme siis täna siin Männiku Wakepargis ajalugu. Meie kurikuulus tõukaratta legend Roomet Säälik läheb täna võistlema esimest korda wakeboardiga, nii et soovime talle edu. See vend isegi ei lähe soojendama, sellest pole mõtet. Ja palju ta sõitnud on? Ta on 2 korda sõitnud, nii et 3 on kohtuseadus. Nii et juuniorid panged valmis, kohe mõne minuti pärast alustame samas järjekorras.
Soomet Säälik, kes pole varem krossi all sõitnud, tuli otse Soomest ja mõtles, et mis seal ikka, paneme ennast kirja ja proovib siis, mis tunne on krossi taga sõita. Nii et ma paluks rahvast, teeme Roometile ühe suure aplausi! Ja läheb ühe käega Kikerisse. Lendab eemale! Kuidas backflip oli siis? Kuradi, Lebo. sketši oli, aga Lebo, jolo. Ja tuleb Kikerisse. Kell on siis 20:48, me oleme siin Wakepargis, ootame kohe hakkab autasustamine. Võib-olla läks nii hästi, et see poiss võib-olla saab poodiumile, vaatame. Ja siis seal on lendav õhupall. Okei, rahvas, me saime siis autasustamisega ühele poole, kõik läks väga hästi. Rommi käiks seekord võitu koju ei toonud, aga see oli alles esimene kord. Nagu näha, meil mootor juba käib, teeme viimased sättimised, värkimised, särkimised, läheme poodi, ostame vett ja siis paneme kuskile Lõuna-Eesti poole. Ma arvan, et me teeme seda noole mängu, viskame vastu kaarti, vaatame, kuhu seis näeb ja sinna me läheme. Ja aitäh siis uuesti Männikule. Ja aitäh kõigile rahvale, kes kaasa elas, kes möldas, kes tegi. Ja sellega ma siit kohalt lõpetan ja kohtume järgmises klipis. Subscribe! You know how it goes. Bitch, I'm driving. Bitch, I'm driving. Ja davai, tõrvas ära ja äkki saame siis, kui Miikal on meil nii tugev Ironman, siis me sõidame Tõrvani välja ja... Mind sponsoreerib Red Bull, nii et ma jaksan Tõrvasse sõita üksi. Aga ja Tõrvas on plaan siis ööbida seal ja kohe hommikul Wake ja siis hüppetorni. Vaadake, kui ilus Eesti on. Oleme siis Paunkülas ja veel minna on kõvasti, aga väike jalasirutus, jalapainutus ja paneme edasi. Nagu te näete, siis 31 sekundi pärast me saame startida. Udu on jõhker.
udu on jõhker, sudu on veel hullem. Ja raske on sõnum valida. Ma kõik juht väsinud juba, no mumm alles ärkab, aga... No nii, meil on jäänud veel täpselt 64 kilomeetrit nagu näha, siis kaine autojuhi elu on ikka päris raske. Mul on väiksed silmakotid juba tekkimas, aga pole hullu, selles mõttes, et tee otse edasi minna vaja. Minu sõnavara hakkab juba ära vajuma, kuid sellest pole suurt midagi, sest kohe me jõuame kohale. Mum approves. Tere, sõbrad! Nüüd näitan teile, kuidas elada üle pikka sõitu ühest Eesti otsast teise koos oma sõpradega. See on väga lihtne. Ma õpetan teile. Kõigepealt tuleb teil panna lihtsalt volüümi nii palju, kui siit üldse tuleb. Ja siis ei olegi vaja midagi muud teha väga. Vaadake. No nii, kutsid jõudsid Tõrvasse ja siin neil grill huugab juba, liha küpseb ja homme on ootamas seiklused ees ja tänaseks siit poolt lõpetatakse. Hea tunda. Jou, me oleme jälle Männiku Wakepargis koos Risto, Ilgari, Sandri ja Gerdiga. Meil on siis täna väike challenge, me oleme mängime discgolfi, kes saab kõige kehvemas